Planeet Maa on ju. Planeet Maa, see oleme siis meie, eks ole, näide. No. Et me oleme nagu esimese tüübi tsivilisatsioon. Ja selle kohta on nüüd niiviisi, et selle mudeli käis välja 1981. aastaks või 81. aastal Tallinnas Borja spordikeskuses. Aleksandr Kardashev oli Vene astrofüüsik ja noor mees, ta oli noor, eriti andekaks astrofüüsikuks peeti ja siin ta siis nagu esines ka ja tema see skeem on läinud nüüd edasi. Juba korra mainitud Michio Kaku reklaamib seda, viidates ikka viisakalt, et ta on Kardashevilt selle saanud. Ja siis Michio ütleb niiviisi, et ühes lennujaamas, kui ta ühe väikse poisiga, koolipoisiga arutasi, siis ta sai aru, et see koolipois parandas teda, ütles, et ei, et meie siin planeedil, et me ei ole esimese astme tsivilisatsiooni tüüp, me oleme nullindas. Ja siis ta ütles, et poiss pani peaaegu pihta, et idee on selles, et tsivilisatsioonide võimekus ja areng sõltub nende energia kasutamise mahukusest. Et mida võimsamad ollakse, seda rohkem kulub energiat. No võt, ja energia ressursid on ühel planeedil on nagu piiratud. Ja praegu me kasutame, siis oleme just oma evolutsioonis, kuidas öelda, nagu algklasside poisid, kes on jõudnud seal, ütleme, kriitilisse 3. klassi ja me kasutame siis fossiilseid kütuseid tormiliselt. See on kõik olnud väga hea, väga efektne, andnud rikkust ja tulemusi vasakule ja paremale, aga sellega on kaasnenud siis selline fenomen, mis on keskkonna saaste, eks ole. Et nüüd me otsime siis nagu puhtamaid energiaallikaid, päikest ja tuult ja vesinikku ja tuuma ja ei tea veel mida, nii-öelda vaakumenergiat ja kõike. Aga esimese astme tsivilisatsioon on nii-öelda mahukalt ja efektiivselt kasutab oma planeedi ressurssi, energiaressurssi, siis ta loob kommunikatsiooni, mille stardi juures me oleme praegu, internet, eks ole, siis ta jõuab selleni. Sa ütleks, et me oleme alles interneti stardi juures? Me oleme stardi juures, jah. Sellepärast, et kui me jõuame tehisintellekti või tehisharu efektiivse rakenduseni, siis kommunikatsioonivõrgud ja see maht ja intensiivsus võtab täiesti uue ilme ja võt siis me oleme selle planeedi kõigiga ühtlaselt ja kenasti kommunikeeruvad tüübid. Sellele tsivilisatsioonil on omane siis teatud niisugused kultuuri ja vaimsed, eks ole. Praegu me oleme vaimsed ja ütleme siis religioosselt nagu eristuvad, sest et meil on siin eri usundid ja need ikka veel tülitsevad aga et Allah tähendab ju ka ikkagi Jumalat ikkagi projektijuhti ja Muhamed tähendab ikkagi prohvetit ja selle sõnumi vahendajat tavainimestele ja siis kui me vaatame hinduismi või tantrismi või budismi või mingisuguseid muid, need on ülemineku, kuidas öelda, eriorientatsiooniga klasside niisugune konflikt või erinevus, aga kooli lõpuks me peame saama aru, et me oleme ühes haridussüsteemis, meie eesmärk on jõuda kõrgema hariduseni ja sealt veel edasi. No see on nagu, et 3. A ja 3. B. Ja need ei salli üksteist. Ja ei salli ja on niisugune värk. No ja siis et Kaku toob seal ja näite, et niisugune kultuuriline, et Eurovisioon on näiteks niisugune juba ühise kultuuri, et need Austraalia juba võtab sealt osa ja kõik niisugused Aasia riigid paljud vaatavad, et me hakkame ühtset niisugust nagu pulssi või kultuurirütmi omama, et jalgpall, eks ole, et soccer on niisugune kultuurifenomen, mis kõiki otsad niiviisi erutab ja ühendab.
sellele vastu ütleks muidugi paljud, et see erisus teebki just inimesest inimese, et kõik ära ütlustub, on ju. Et siis ma ei tea, kas me siis muutume teise tüübi. Ei, ega jalgpall ei kao kuskile, kui ta saab nii populaarseks, vaata seal on Messi ja Ronaldo ja nad jäävad ju ikkagi eristuma, et me oma primitiivseid erinevusi hakkame kaotama, eks ole. Aga personaalseid, et see nõuab veelgi põnevat väljakutset, eks ole. Et kui me siin oleme samast teemast huvitatud ja sinuga räägime üks kord ja 3 kord sügisel tulen uuesti ja veel aasta pärast võib-olla, et ega see ei tee meid nõmedamaks, lammedamaks või ebahuvitavamaks. Et vastu pidi selle aja jooksul nii sina lihvid ennast kui mina, nii et siin, kuidas öelda, et siin oli see üks, hea nali oli, et pole vaja mul edasi minna, et mul aitab esimesest klassist küll, kes ikka õppida tahab, sellel on esimesest klassist küllalt õppida. Et selline õppimise ja teadmise janu, eks ole. Aga kuidas meil on siis võimalik... Ja see on nüüd siis selle, jah. Et kuidas meil on võimalik nagu siit edasi areneda, et kui sa rääkisid energia tarbimisest, et ma ei tea, kas tõesti siis elektriautod ja tuulikud on nagu tuleviku see, kuhu me peaks oma energia suunama? See on üks järgmise klassi jõudnud materjal, eks ole, sellepärast, et nüüd see esimese etapi või astmed tsivilisatsioon, kui ta näeb, et ta on oma ressurssidega apuks minemas ja oma keskkonnaga probleemides, siis ta hakkab vaatama lähiruumi ja sealt on siis nüüd see sama kuu projektid ja sealt Marsi peale ja mõni ütleb, et et reustasime ja sittasime siin kõik ära, nüüd lähme paneme seal ka prügimäed püsti. Ei vastupidi, et selle käigus me õpime kasutama maksimaalselt, taaskasutama ja hindama ja lugupidama väga peenetest ja vähestest detailidest neid märkama. Et see on muuses jälle piiblit korra siia sisse tuues, et Kristuse jüngrid ja õpilast küsisite käest, et kuidas taevariiki pääseda, et Vanas testamendis on seal 10 käsku ja juutidel on siis traditsioonilises tooras on seal 100 käske ja siis mugav inimene, tolleaegne juba mugav tahtis ka, et ütle need põhiasjad, ütle kas või 3 asja ära, mis ma pean tegema, eks ole, et pääseda edasi. Ja ikkagi kuhu siis taevariik, eks ole. No vaat ja siis Jeesus võtab siis nii kelmikalt selle kokku ja siis ütleb niiviisi, et minu mõtlemise kaudu või minu poolt näidatud teed kaudu te pääsete edasi, eks ole. Aga et see, mida te olete teinud kõige vähematele eneste seast, olete teinud minule. Eesti Esu.